Tere, mina olen Maarja, sisearhitekt. Siin Katlamajas sain ma teha 2 täiesti erinevat kodu. Katlamaja eristab teistest kortermajadest eelkõige tema asukoht, mis on unikaalne, mis on sisehoovis, kesklinnas, mere ääres. Arhitektuur vaieldamatult on väga sobiv sellesse keskkonda, see on kunagine kalatööstuse piirkond tegelikult. Konkreetselt see korter on kujundatud ümber loomuliku valguse kulgemise. Kuna siin on väga kõrged laed ja aknad on põrandast laeni praktiliselt, siis eesmärgiks jäi, et see valgus ei saaks lõhutud, et ta oleks nähtav läbi kogu korteri, nii palju kui see on võimalik. Sisearhitekti ja kliendi koostöö algab tavaliselt tutvumisest inimestena. Et kodu tähendab usaldust, sest ma olen ikka väga veendunud, et kui isiksused ei klapi, siis ei saa ühtegi objekti koos teha kodu hoopiski ise. Selle kodu omanik rääkis kodu loomisel kaasa palju konkreetselt ja väga teadlikult esitas ta lähteülesande punkte, mis tegi sisearhitekti töö kergeks. Selles korteris tehakse aeg-ajalt kodus tööd ja käivad külalised ja kabinet on 2 ühes ehk ta on aeg-ajalt ka külaliste tuba. Tuleviku tarvis, et kui on vaja eraldada akustiliselt hetkel läbi käidav kabinetiruum, siis see käib väga kergesti, see plaan on olemas, 2 meetrit umbes tuleb kipsseina ehitada ja ongi 3-toaline korter eraldi sissekäikudega tubades. See, et Liven laseb koduomanikel ise otsustada planeeringute ja siseviimistluse üle, on väga tore sisearhitektide jaoks. Aga kõige parem on ta muidugi koduomanike jaoks, sellepärast, et sa saad oma unikaalse lahenduse oma kodule. Täna kasutatakse korterite planeeringute puhul palju sisearhitektide abi. Aga sisekujunduse loomise puhul võib-olla veidi vähem. Samas korterid, mis on suured ja eriti väiksed, need on need, kus sisearhitekti abi on vaja kasutada. Esimesena tasub mõelda oma kodu kujundamisel. Kas sa tead, mida sa soovid? Kas sul on mingi visioon? Kas sa saad sellega oma perega hakkama? Ja ma väga julgustan oma peredega kodu kujundamisel hakkama saama. Aga muidugi seal on üks nüanss, et sa pead teadma, et sul on oma 150–200 töötundi vaja leida siis oma enda töö arvelt, et see ei ole mitte väiksemahuline tegevus. Iga inimene on õige oma kodukujundaja, ta võib-olla vajab pigem konsultatsiooni ja abi, et keegi aitaks hoida tal tervikut koos, et ta saaks head konsultatsiooni materjalide kvaliteedi kohta, et ta saaks ideid valguslahendustele, valgusdisainile. Hingega kodu tekib mõnusatest inimestest ja siis võib-olla 5. tähtsusel on sisekujundus selles kodus.